Tere, mina olen Inger ja mul on nii hea meel, et sa tahaksid ka liituda sellise ägeda tegevusega, milleks on mängimine. Niisiis, selleks, et käia koolides ja lasteaedades mänguliselt siis lastele meedia- ja digipädevusi õpetamas, siis selle jaoks oleks vaja meil luua siis ühine selline teadmine, sellepärast, et kui me pakume haridusprogrammi, siis kindlasti kõik meie soovitused lastele, õpetajatele peavad olema siis teadustööl põhinev. Et räägime sellest, et millised on meie enda hoiakud ja väärtused laste interneti kasutuse suhtes, millised on laste ja meie enda oskused ja teadmised. Kõige vähem ma räägin täna sellest, et kuidas lapsi kaasata mängudes, et ma saan pigem rääkida sellistest asjadest, et kuidas disainida neid mänge ja õppetegevusi niimoodi, et automaatselt lapsed ei jäägi sellest välja, et kõik on kaasatud, mis tähendab seda, et mängudesse sisenemise nagu teadmiste mõttes see barjäär peab olema piisavalt madal, mis omakorda siis tähendab seda näiteks, et saavad osaleda ka need lapsed, kes pole elu sees internetis käinud. Kõige esimese asjana siis räägime natukene nendest hoiakutest ja väärtustest, aga enne veel vaatame seda, et milline on haridussüsteemis siis selle meediapädevuse teema katmine praegu. Niisiis, lasteaias on praegu selline seis, et riikliku õppekava kohaselt ei ole õpetajatel lasteaias mitte mingisugust kohustust meedia- ja digipädevusi lastele õpetada. Et lasteaias on rohkem sellised robootikaringid ja QR-koodidega taardejahid või mingid perepäevad või midagi, aga lasteaias on uus riiklik õppekava praegu tegemisel juba päris mitu aastat ja seal on küll juba meedia- ja digipädevused sees. Koolis on niimoodi, et gümnaasiumiastmes on kohustuslik kursus meedia ja mõjutamine ja nüüd muideks Baltikumis esimese riigina, siis Eesti on selline riik, et meie hakkame ka venekeelsetes koolides õpetama meedia ja mõjutamise kursust, mis on nagu ülioluline, kui te mõtlete selle peale, et kui venekeelsetes kodudes näiteks vanemad vaatavad ainult vene meediat, ja nagu me teame, siis soovitusalgoritmidega sotsiaalmeedias on iga laps, iga noor, iga täiskasvanu oma selles väikeses infomullikeses ja ta ei pruugigi võib-olla üldse teada saada või kokku puutuda siis selle nii-öelda Eesti riikliku meediaga, ehk siis meil ei olegi nagu mingisugust sellist ühist nagu pinnast, et mille pealt me saame üldse öelda, mis on fakt, mis on arvamus, et kelle arvamus ja kelle fakt siin nagu loeb, eks ole, ja keda uskuda ja nii edasi, et see on väga positiivne, aga nagu ma ütlesin, see gümnaasiumiastmes alles. Väiksemate lastega on kas huvialaringid või valikained koolides, aga pigem vähe sellist järjepidevat meedia- digipädevuste õpet esimeses kooliastmes ei ole. Meediapädevus on nagu kese on see, et sa oskad teavet, ükskõik millist infot siis kriitiliselt analüüsida ja hinnata ja siis selle põhjal siis kujundada mingisugune adekvaatne arvamus. Aga põhimõtteliselt see, et sa oskad selles inforuumis, selles meediamaailmas, siis nii sotsiaalmeedias kui traditsioonilises meedias ja ka näiteks online mängudes, et sa oskad seal infot nagu enda jaoks sorteerida ja sealt siis olulise välja tõmmata, oskad näha pettusi võib-olla läbi paremini, oskad näha, kui sinuni jõudva infoga sind üritatakse manipuleerida, näiteks propagandavõtteid oskad läbi näha, tead, mis asi on valeinfo ja seda kõike tegelikult on võimalik õpetada juba päris väikestele lastele, et sellest siis natuke hiljem. Ja infopädevus omakorda on siis oskus infot efektiivselt leida, mõista, hinnata ja kasutada. Ja kusjuures kõige nüüd, kui te näete järgmisel slaidil, siis UNESCO sellise määratluse järgi, kui me vaatame, mis asjad on meedia- ja infopädevused, siis see ring seal ümber on tegelikult nii suur, et sinna alla lähevad ju kõik igasugused arvutipädevused ja raamatukogupädevus ja interneti- ja kinopädevus ja filmipädevus, et seda kitsendada, nii väga ei olegi selles mõttes ju mõtet. Sest eriti, kui me räägime väikestest lastest, 5–10-aastastest lastest, siis tegelikult minu meelest võib selle kõik kokku võtta lihtsalt interneti turvalisusega. Sellepärast ma olen ka öelnud, et need mängud, mida me teeme, on digiturvalisuse mängud. Sellepärast, et kui hakati inimestele rääkima meedia, digi- ja infopädevustest, siis nagu aju plahvatab. Selline lehekülg nagu digipädevus.ee. Sellisel lehel on tegelikult nüüd laste vaatest nii lasteaialaste kui juba siis esimene, teine, kolmas kooliaasta ja gümnaasium, et
seal on need pädevused, mida me tahame, et lapsed siis mingites astmetes saavutaksid, ilusasti kirja pandud ja see jällegi aitab meil nii-öelda nagu teel püsida, et me üldse teame, mida me õpetame. See raamistik, mille järgi meie töötame, on hoopiski 4K internetiriskide tabel. See on jaotatud riskid 4 osaks, et on kahjulikku sisu puudutavad riskid, siis on võõraste täiskasvanud inimeste poolt siis kontakti võtmise nagu püüdlused või juba ongi näiteks kontakteerutud väikse lapsega siis võõra täiskasvanu poolt, siis on käitumise riskid, mis puudutavad siis eakaaslaste omavahelist halba käitumist internetis. Ja kokkuleppega seotud riskid. Ja kokkuleppe all see nagu imelik tõlge, aga seal on püütud siis nagu seda kokku võtta selle sõnaga, et näiteks kui me mõtleme sellele, et kui me registreerime ise ka ennast ükskõik millisele platvormile, siis tegelikult me lepime justkui nagu selle platvormiga kokku, et jah, sa võid minu kaamera näiteks TikTokis, et sa võid iga kell minu esi- ja tagakaamera käima panna ja jälgida ja minu kõiki helisid kuulda, mida telefoni juures kuulda on. Et me ei loe nagu läbi neid kasutustingimusi ja sellega me justkui nagu lepime platvormiga milleski kokku, aga jah, et risk ongi siis laste puhul ja tegelikult ju täiskasvanute puhul ka see, et me ei tea ise ka, millele me täpselt nagu nii-öelda allkirja anname. Ja need ohud on siis omakorda veel jaotatud, et need on nagu otsesed, siis on seksuaalse sisuga ohud nii-öelda või selle teemaga seonduvad ohud, siis on väärtustega seotud ohud ja siis on niisuguse valdkondade ülesed ohud. Seksuaalse sisuga või seda teemat puudutavad ohud on mul siin halliks märgitud on see, et mängude kaudu mina seda teemat lastega ei puuduta, sellepärast et see on ülimalt tundlik teema ja mina tunnen, et minu nagu pädevus ja ühesõnaga kompetents lõpeb siin ära, et kui ma juhuslikult kogemata rebin mingisuguse lapse väga sügava trauma nagu seal lahti kogu klassi ees, siis mul ei ole oskusi, et seda kõiki kokku pärast lappida. Ja sellepärast ma jätan selle siis vastava teema siis ekspertidele. Küll aga saame meie rääkida siis kõigest sellisest, mis on natukene nagu üldisem ja kala ongi selles, et sa ei saa küsida väga nagu otseselt ega kedagi panna sellisesse olukorda, kus ta peab rääkima mingisugusest hästi negatiivsest asjast. Küll aga saab mänguliselt esitada selliseid avatud küsimusi ja jätta lastele nagu vaba ruum ja vaba tahe siis kas osaleda selles konkreetses vestluses või mitte. Aga mida lapsed siis üldse internetis teevad? Need logod, mida te praegu siin slaidil näete, siis need puudutavad kõiki 5–10-aastaseid lapsi. Et uskuge või ärge uskuge, aga ka 5-aastased lapsed puutuvad näiteks TikToki sisuga kokku. Ja kuidas? Siis niimoodi, et vaadake, lastel on kodudes üldiselt, hästi paljudel lastel on kodudes juba need nutitelerid. Ja nutitelerides saab minna interneti ja YouTube'i. Ja YouTube Shortsides on tegelikult ju kõik seesama TikToki sisu, mida tegelikult näiteks 5-aastased üldsegi ei peakski vaatama. Et ühesõnaga, lapsed puutuvad läbi siis kodus nutiteleri kokku põhimõtteliselt kõige sellega, millega täiskasvanud internetis. Counter-Strike on selline sõjamäng või ühel pool on siis terroristid ja teisel pool siis mingi terrorismi vastane mingi rühmitus ja siis ühesõnaga see on niisugune nagu turistamismäng. Ja Discord on suhtlusplatvorm, et seda võite, kõiki need asju te võiksite tegelikult natukene korra nagu kui ei taha ise umbes Robloxi tõmmata ja seda kõike nagu seal läbi mängida, siis lihtsalt vaadake YouTube'ist on hästi palju erinevaid videoid, et näiteks saategi kirjutada, et mis asi on Roblox, on inglise keeles. Ja teil tuleb sealt 2-3 minutilised siuksed sisu tutvustused, et te saate hästi kiire ülevaate sellest, et mis on selle mängu või selle platvormi nagu mõte, miks lapsed seda tahavad mängida ja samamoodi seal lasteaeg.ee, et seal lehel ma olen ka kirja pannud kõikide nende, mida ma siin näitan, kõikide nende platvormide nagu tutvustuse, mida see lapsele annab, mida see lapselt ära võtab ja lisaks on siis selles Google Classroomis on ülesanne, mõtlemisülesanne, lihtsalt võiksite siis minna sinna lasteaeg.ee leheküljele ja võtta siis ühe selle laste seas populaarse platvormi või mängu selline tutvustus ette, lugeda seal läbi ja siis loete sealt, seal on erinevad lapsed, 5–10-aastased erinevad lapsed, kellel on hästi erinevad huvid,
peres erinevad kasvatuspõhimõtted, väärtused, üldse see, et millised õed-vennad neil on, mis tööd vanemad teevad, kuidas need vanemad interneti suhtuvad, see kõik muide on väga oluline selle juures, et kui digipädev ja kui meediapädev laps on, et kõik see, mis ma praegu mainisin, et see kõik seda mõjutab. Ja siis saate mõelda, et mida see Discordis käimine nagu mingi 7-aastasele annab, et miks ta seal käib või miks 5-aastane mängib Counter-Strike'i. Et üks näide, et näiteks kui te mõtlete selle peale, et et miks mingisugune 6-aastane peab mingi tulistamismängu mängima, siis tihtilugu on seal põhjuseks hoopis see, et nad tahavad suhelda teistega. Et näiteks kui laps elab kuskil nii-öelda põllu peal, kus tal ei ole lähedal sõpru, või ongi niimoodi, et näiteks väiksed lapsed tulevad, neil lõpeb koolipäev ülivara ära mingi kell 1 juba ja siis nad jõuavad koju ja nad on seal põhimõtteliselt näiteks 5-ni täiesti üksi kodus ja nad lihtsalt tahavad kellegagi suhelda. Vanemad võib-olla ei luba üksi päris nagu mingi linna peale minna. Nad lihtsalt suhtlevad ja mängivad selle internetis omavahel, et võib-olla see tulistamise pool sellest mängust ei olegi üldse nii oluline laste jaoks, kuivõrd see, et nad saavad omavahel suhelda. Et järgmised asjad, et see GTA on juba väga vana mäng ja seal on see nüüd 18+ mäng tegelikult, aga hästi paljud juba lasteaias ka mängivad seda. Ja samamoodi, et kuigi see on tegelikult lastele, kindlasti ei ole hea kohas ja sisuga, et seal on igasugust prostitutsiooni, seal on narkootikumid, sa saad seal tappa inimesi, põhimõtteliselt iga asja nagu lahendus on vägivald, siis tegelikult, mida lapsed näiteks mulle lasteaias räägivad, et nad mängivad seda sellepärast, et neile meeldib autoga sõita seal lihtsalt, et nad ei oska inglise keelt veel nii palju, et nad saaks aru, kuidas missioonide käigus siis nendesse olukordadesse satuvad, mis tõesti üldse ei ole hea kohas, et nad lihtsalt võib-olla sõidavad seal autoga ringi. Siis meil on YouTube, muidugi mis lastele väga meeldib, et YouTube toimib ka kui otsingumootor, ja ka TikTok samamoodi, TikTok on laste jaoks info otsimise koht juba suuresti. Siis on Facebook Messenger ja sellele lisaks veel see WhatsApp ja lapsed üldse tegelikult kasutavad põhimõtteliselt neid suhtlusplatvorme, mida kasutavad kas nende eakaaslased või siis vanemad, et vanematega suhelda. Ja see Snapchat on ka laste seas hästi populaarne, et kui see täiskasvanute ja nagu noorte täiskasvanute seas hakkab nagu vaikselt nagu kaduma, siis väikeste laste seas on Snapchat hästi populaarne. Ja siis Instagramis lapsed muideks ei käi mingeid pilte sinna endast panemas ega ka mitte vaatamas, vaid muideks lapsed kasutavad Instagrami nii nagu meie kasutame Facebook chati, ehk siis see nende jaoks selline omavaheline suhtluskoht. Ja Roblox on siis selline platvorm, mille sees on hästi palju erinevaid mänge, et see ei ole nagu üks konkreetne mäng, vaid seal on hästi palju erinevaid ja seal on ka siis see, et tegelikult juba 4-aastased oskavad seda mängida täiesti vabalt ja seal sees peabki lihtsalt nagu registreerudes juba valima nagu ausalt lapse õige vanuse, sellepärast, et näiteks Robloxis on niimoodi, et kui laps on märkinud, et ta on 12, siis tal on teiste võõrastega suhtlemise võimalus seal olemas, aga kui ta on mingist vanusest noorem, need asjad ka pidevalt kogu aeg muutuvad, aga näiteks kui ta on alla 10-aastane, siis seda võimalust ei ole, seda nuppu lihtsalt seal ei ole. Ehk siis see oht, et hakkab võõraste täiskasvanutega või ma ei tea, hakkab seal oma isikuandmeid jagama, et seda ohtu põhimõtteliselt, kui te panete piisavalt nagu noore vanuse talle sinna registreerides, et siis seda ei ole. Aga kui me räägime sellest, et me läheme lasteaedadesse, koolidesse lastega nendel teemadel rääkima, siis meie ei saa olla kindlad, kas nad nagu saavad võõrastega rääkida või ei saa, et me võtame nagu vaikimisi seisukoha, et saavad ja sellepärast tuleb nendest ohtudest ju kindlasti rääkida. Ja Minecraft on siis ka selline nii-öelda lõputu maailmaga mäng, kus saab sellistest väikestest klotsikestest siis erinevaid maailmasid ehitada ja ka erinevaid missioone seal teha ja ühesõnaga selline ka hästi populaarne mäng laste seas. Ja kui te tahate teada, et milline sisu on siis nende mängude sees tavaliselt, siis on selline hästi hea lehekülg nagu PEGI. On siis selline eakohasuse hindamise nagu selline organisatsioon või süsteem, et inimesed mängivad, vaatavad kõik mängud läbi ja siis ütlevad, et millisele eagrupile see mäng on mõeldud. Nad ei saa muidugi seda öelda, et millises vanuses lapsed selle mänguga hakkama saavad, mitte seda, aga pigem seda, et millisele vanusele see on selles mõttes mõeldud, et kas seal on näiteks vägivalda, kui me vaatame seda tabelit, siis esimene asi on vägivald ja kõige noorem vanusegrupp siis mängudes on 3. 3 tähendab seda, et nendes mängudes ei tohi olla üldse mitte mingisugust vägivalda, ropendamist, ammugi mitte mingi pornograafilist sisu, mis on siin hästi oluline, kui te vaatate kõige viimast rida, et see mängusisesed ostud, mis on siis põhimõtteliselt see, et kui laps tahab näiteks juurde endale elusid või näiteks neid mingisuguseid mängukuldmünte, millega ta saab osta endale
virtuaalset mõõka või soengut või riideid, siis need on olemas juba ka nendes kõige noorematele mõeldud mängudes, mis on väga suur oht, sellepärast et tegelikult kuigi siin on selline rida nagu gambling, ehk siis sellised kasiinolikud võtted, et kuigi neid nagu ühes reas neid nagu ei ole, et öeldakse, et mängus ei ole ühtegi kasiinolikku võtet, aga tegelikult on. Et selle juurde ma tulen hiljem tagasi ja et me hakkamegi kõikidest nendest ohtudest ja asjadest lähemalt kohe rääkima vastavalt sellele 4K internetiriskide nagu klassifikatsioonile või tabelile, siis hästi oluline on meeles pidada, et üks selline teema, millest lastega võiks rääkida, ongi see, et mismoodi meid üritatakse internetis ja mängudes ja üldse sotsiaalmeedia platvormidel ka mõjutada sellega, et me seal kauem püsiksime ja et meile saaks võimalikult palju reklaame näidata, et siis see oht on tegelikult kõikides mängudes olemas. Aga õnneks hea uudis on see, et ohtudest rääkimiseks ei pea tegelikult täiskasvanud kõiki neid mänge ise nagu otsast lõpuni läbi mängima, sellepärast et nagu kuidas seda nüüd öelda, õnneks või kahjuks on need riskid tegelikult üpris universaalsed, et nagu ma ütlesin, siis et need näiteks mängusisesed ostud või siis soovitusalgoritmed, et see ei puuduta mingisugust ühte konkreetset mängu, vaid see on nagu selline üldine. See on kõikides mängudes sarnane, mis tähendab, et ka kõik nendes mängudes esitatud küsimused, mida meie saame koolides ja lasteaedades küsida, ei pea olema seotud mitte kunagi konkreetselt ühe mänguga, vaid selline saab nagu laiemalt küsida, sest et me saame eeldada juba ette, et lapsed kindlasti nendel teemadel mingid näiteid toovad. Ja kus saab siis infot selle kohta, et mida need mängud endast kujutavad, on nagu ma ütlesin YouTube, siis saab muidugi googeldada ja tegelikult annab ChatGPT ka päris häid vastuseid selle kohta, et mida need mängud endast kujutavad, millised on ohud, millised on plussid, mida lapsed sealt õppida võivad, et nii nagu ChatGPT-s näiteks ja üldse tehisintellektiga on meie siis hea vana ütlus, et töö on tellija materjalist on nagu 100% tõsi minu meelest, et nii nagu sa küsid, nii ta ka vastab, et mida täpsemini sa oskad oma küsimust sõnastada, seda parema vastuse sa tehisintellektilt saada. Mis siis need telefonis olemise plussid on? Miks lapsed seal ikkagi on? Siis nagu te pildi pealt näete, siis kuigi on kogu aeg öeldud, et issand, et lapsed on kogu aeg ekraani taga, et see on selline meedias selline nagu põhiline sõnum või see, mis läbi käib, on see, et lapsed on ekraani taga, muud nad ei tee, siis nagu te selle pildi pealt näete, siis üks ei välista teist, et see, et lapsed oma vaba aega vahetevahel sisustavad internetis, see ei tähenda, et nad ei tegeleks mitte millegi muuga. Nagu te siit nende sõnade loetelust siis ka näete, et miks siis lapsed internetis on, siis üha suurem põhjus on see, et nad on lihtsalt selle tehnoloogiaga üles kasvanud ja see telefonis olemine on osa nende mängust, mis on ühelt poolt nagu positiivne, tore, see rikastab nende mängu, teiselt poolt on see näiteks sellistes olukordades ju ohtlik, kus lapsed näiteks võtavad mänguna üksteisest TikToki videode tegemist, on ju. Või hästi tavaline on veel see, et ka näiteks 5-6-aastased, kes saavad oma esimese telefoni, näiteks mingi vanemate vana telefoni, siis nad hakkavad üksteisest nalja pärast paljaid pilte tegema. Ja mis on see ilmselge oht on see, et kui see telefon on näiteks seotud Google'i kontoga ja need pildid lähevad kuhugi pilve, et siis ei pruugigi nagu isegi vanem täpselt teada, kuhu need pildid edasi jõuavad, et siis on ka selline nagu mängu osana võib võtta ka seda, et näiteks lapsed käivad mänguväljakul ja panevad endale siis taustaks YouTube'ist mingisuguse muusika käima, mis muidugi täiskasvanud arvates tihtipeale on nagu õudne, aga laste arvates hästi lõbus. Ja osa siis sellest mängust, et kui nad seal kiiguvad ja ronivad, siis samal ajal käib muusika taustaks. Ja siis pärast saab näiteks vanem vaadata nii-öelda seda ekraani aega, ekraani ajas on näha, et laps on 7 tundi YouTube'is olnud, et issand jumal, aga samal ajal ta on tegelikult mänguväljakul ka ju olnud. Ikkagi enamasti nagu mänginud. Nii et siis lapsed saavad sellest nii-öelda nutiseadmest siis ikkagi põhiliselt tegelikult seda nii-öelda igavuse peletamist, aga nagu ma ütlesin, siis ka nendes mängudes nad omavahel saavad suhelda, see täidab nende sotsiaalseid vajadusi, siis eduelamuse all on siin mõeldud seda, et lapsele selliste minimissioonide täitmine ikkagi annab nagu ju sellise enesekindlust ja seda eduelamust, et näed, et ma saingi selle mingi maja ehitamisega hakkama, et olgugi see, et see on virtuaalne, siis see, et laps seab endale mingi eesmärgi, et töötab mingi eesmärgi nimel, kas see on siis negatiivne, et tegelikult ju ei ole,
et jah, see ei arenda tema nagu käelisi oskusi ja võib-olla see loomingulisuse arendamise osalt me võime ka vaielda, et kas ette antud nagu 3 valikust, mida ta seal laob ritta, et kas see on sama kui see, kui ta mängiks seal käbidega metsas, aga ma arvan, et see peaks olema lihtsalt tasakaalus. Siis interneti ja nii-öelda ekraanide kasutamine pakub tegelikult tihtipeale lastele ka eeskujusid ja võimalust osaleda ja näha siis selliseid inimesi, kultuure, maailma, teisi lapsi, keda nad oma reaalses elus siin samas näiteks Tartus mitte kunagi ei kohtaks. Näiteks tihtipeale mõne haruldase haigusega laps leiab endale võib-olla sealt mingisuguse kogukonna internetist, kellel on täpselt need samad mured, mida keegi siin praegu teistest ei mõista, või mingisuguseid ka palju nagu lihtsamaid ja tavalisemaid asju, et näiteks, et minu peres ei oska absoluutselt mitte keegi laulda, mul ei ole ka klassis ühtegi sõpra, kellega mingisugusest hästi spetsiifilisest, ma ei tea, muusikažanrist rääkida või harjutada koos, et siis ta võib-olla leiab endale mingisuguse kogukonna või eeskuju sealt internetist, et keda ta jälgib ja kes mõjub talle tema arengule tegelikult positiivselt. Siis loomulikult kõik teadmised üleüldse, et internetist saab ju kõike vaadata, kuidas midagi teha, sealhulgas ka näiteks meisterdada, maalida, ma ei tea, kuidas mingit trikki teha, mustkunsti õppida, arvutamist, et üleüldse igasugused, näiteks ka AI aitab hariduslike erivajadustega lastele koostada nii lihtsa vaevaga tegelikult nagu kohandatud materjale ja ka laps saab ise aidata näiteks tehisintellektile endale midagi lahti seletada, kui ta ei saanud õpetaja seletusest aru või vanem ei oska absoluutselt kodus aidata, et laps saab internetist endale ise siis ka abi otsida, kui teda selleks nagu õpetada, mitte keelata ja öelda, et see kõik on seal vale info ja ära midagi usu, et tuleb lihtsalt õpetada kriitiliselt infot hindama, selekteerima, sünteesima. Aga igal juhul siis jah, see kuuluvustunne, nagu ma mainisin, ja muidugi siis ka hirmu leevendamine, ajatäide, täpselt nii nagu meil endale, et kui meil on väga igav näiteks õhtul või siis me tahame lihtsalt nagu aju puhata või oleme kuskil mingis järjekorras või ootame arstikabineti ukse taga, et siis ise võtame ka ju telefoni välja ja nagu lihtsalt sisustame seda vaba aega põhimõtteliselt, et nüüd ongi küsimus see, et millega me seda vaba aega siis nagu sisustame, et kas lihtsalt scrollime näiteks TikTokis niimoodi, et mitte midagi nagu kaasa ei mõtle, mitte midagi see meile ei anna, või siis näiteks õpime Duolingost võõrkeelt, see mingi 10 minutit, mis sa kuskil ootama pead, et see hästi oleneb see sisu, ja sellepärast ongi üks hästi oluline asi, mida ma palun teil meelde jätta, et teadusuuringud ja kogu meediapädevuse valdkonna ekspertide, ütleme, kogukond ammu enam ei toeta seda mõtet, et me peaksime jälgima ekraani aega. Et me ei räägi enam üldse tegelikult mingist ekraani ajast, sellepärast et me oleme nii-öelda ekraanidega, interneti ja meediaga nagu kogu aeg tegelikult seotud. Meil on igal pool, võib öelda, me elame mingis mõttes nagu mingis meediastunud maailmas, et igal pool, kuhu me vaatame, mingisugune info tuleb meie poole, meil on igal pool meedia, meil on ekraanid tänaval, koolis, ma ei tea, lasteaed võib-olla ongi tegelikult enam-vähem viimane koht, kus ei ole, aga ma ei tea, arvutid on rühmades, aga igal juhul, et me ei räägi enam ekraani ajast, vaid me räägime sellest sisust, et mida laps seal teeb. Kas see, kui laps vaatab näiteks täispika Sipsiku multika või näiteks 1,5 tundi scrollib TikTokis, et need mõlemad on ekraani ajad, aga need ei saa ju panna ühele pulgale. Et selle sisu mõttes, mida laps sealt saab. Seega ekraani aeg kui selline ja sellel teemal lastega nagu pahandamine ei ole enam üldse mingi teema, et jah, keskendume sisule. Aga kui me võtame need 4K riskid ette, siis minnes siit järjest sellest, et kahjulik sisu, kontakt, käitumine ja kokkulepe, et millised riskid siis lapsi reaalselt seal ohustavad, et mida me peaksime neile õpetama või millele nende tähelepanu juhtima. Et näiteks üks selline suur risk on see, et igasugused algoritmid viivad lapsed siis tihtipeale YouTube'is ja muideks ka kahjuks YouTube Kids on läinud aasta-aastalt järjest rohkem metsa poole, et igasugused sellised ütleme niimoodi, et tegelikult üldine trend on järjest sinna poole, et lapsed ei vaata tegelikult isegi YouTube'ist enam selliseid videoid, kus neil on üks kindel multika sees, vaid neil on ekraan, seesama nagu ekraan on ju, et see on jagatud 3, et
ühel kolmandikul siis näiteks on mingisugune selline mõnus rahustav video, kus keegi sõkub mingi plastiliini või laseb liiva käte vahelt läbi või mingisugune rahulik asi, siis ühel kolmandikul on siis selline podcasti moodi mingi asi või keegi kommenteerib mingit mängu või ükskõik mis teemal, mingisugune jutt nagu nii-öelda või muusika. Ja siis see kolmas ekraani osa on täidetud mingi hästi kiire sellised ja nimetatakse gameplayks, et sa vaatad, kuidas keegi teine mängib mingisugust online mängu, et kus näiteks mingisugune, ma ei tea, siga jookseb või lendab kuskil ringi ja siis ongi nagu 3 asja nagu samal ajal. Aga mis on probleem, et kui algoritm saab 1/3 mingisuguse sellise info näiteks, et et sellele lapsele meeldib vägivald, on ju, siis ta hakkab selle soovitatud videode selles reas hakkab talle järjest rohkem soovitama selliseid videoid, mis ei ole hea koha. Ja laps siis muudkui klikib edasi ja edasi ja edasi, kuni lõpuks ta vaatabki, kui pepad suitsetavad, pussitavad üksteist, et Elsa joob õlut ja Spider-Man pärast nagu sõidab tast autoga üle. Et sellepärast on lastele hästi oluline õpetada seda, et kuidas nad saavad neid algoritmi ise muuta ja see on ju imelihtne. Et kui sa kirjutad näiteks YouTube'i midagi muud sisse, mingisuguse nunnu, toreda, heakohase naljaka asja või lihtsalt mingi muu asja, mis last huvitab, siis mida rohkem ta seda vaatab, seda rohkem algoritm hakkab talle soovitama jälle heakohast sisu. Nii et see on üks selline kahjuliku sisuga kaasas käiv risk ja lahendus. Siis üks teine risk on muidugi veel see, et näiteks kui me räägime sellest, et kui lapsed käivad TikTokis, Instagramis või üldse sellistes äppides, mille vanusepiirang tegelikult on 13. Ja ma tuletan meelde, et mina räägin praegu 5–10 aastastest lastest. Et siis tihtipeale lastel juba on tegelikult esimeses klassis juba nende platvormide kontod olemas, kuhu tegelikult nad justkui ei peaks minema ja veel 6 aastat, aga ikkagi nad juba reaalselt on seal, nii et lähtume reaalsusest. Ja kui on tehtud selliseid uuringuid ja katseid, et näiteks ma teengi endale konto, kus ma väidan, et ma olen 14-aastane poiss, siis nagu te näete siin ekraanil all nurgas, et kui Instagramile näiteks andagi konkreetset infot, ma olen 14, ma olen laps, siis ikkagi näidatakse läbisegi näiteks mõnda sükest e-kooli laadset mingisuguse programmi või mingi platvormi nagu reklaami, mingi õppimisega seoses mingit asja. Siis näidatakse mõnda populaarset mängu näiteks ja sinna vahele siis ka natukene paljaid inimesi, naisi tavaliselt siis. Et see on täiesti teise loengu teema, aga see, et kuidas tegelikult platvormid ise saaksid seda kõike mõjutada, iseenda algoritme niimoodi, et lapsed sükest asja ei näeks, et neil on see võimalus olemas, aga nad ei ole seda valinud, sellepärast, et nad teavad, et lapsed, neile pakub see huvi ja lapsed tahavad neid pilte seal edasi kerida, vaadata ja platvormid terve see aeg, kui lapsed seal on, seda rohkem nad saavad neile reklaame näidata. Nii et ühesõnaga ütleme niimoodi, et sotsiaalmeedia ei ole mõeldud meie laste kasvatamiseks, vaid ikkagi nad on äri ettevõte, nad tahavad raha teenida, nad tegelevad kasumi saamise eesmärgil ja nende kasum tuleb reklaami müügist, nii et mida kauem inimene platvormil on, seda rohkem nad saavad reklaami näidata, seda suurema tõenäosus, et keegi klikib reklaamile ja ühesõnaga niimoodi see lumepall muudkui veereb ja neil on suva, et nad lastele näitavad sellist sisu, mis ei ole hea kohane. Kahjuliku sisu juures on tegelikult hästi suur probleem, kui me räägime nüüd juba 3.–4. klassi lastest, kes oskavad inglise keelt ja kirjutada, lugeda juba hästi ja kiiresti, siis on hästi suur probleem see, et lapsed usuvad põhimõtteliselt kõike, mida täiskasvanud inimesed TikTokis ja YouTube'is räägivad. Et kui millestki hästi olulisest räägitakse, näiteks sellest Venemaa kallaletungist Ukrainale, tegelikult on lastel selline arusaam, et kui sellest juba YouTube'is räägitakse, et ju siis keegi kuskil on enne selle video üleslaadimist need faktid üle kontrollinud, siis ongi siin see meediapädevus, ongi siin võti, et kui lapsele õpetada põhimõtet selle kohta, et kuidas üldse nagu info selles mõttes liigub, mis on valeinfo, milliseid erinevaid valeinfo tüüpe on olemas, on ju, kuidas see tekib, miks inimesed seda jagavad, kust aru saada, millist allikat siis usaldada ja millist mitte, et mis on arvamus, mis on fakt, mis nende erinevus on, mis vahe on sotsiaalmeedias, kui inimene millestki räägib ja uudistes, et seda kõike nagu olenemata sellest, mis parasjagu on populaarne laste seas, et milline platvorm täpselt populaarne on, siis olenemata sellest saab alati rääkida
ikkagi nagu selles samas nagu põhimõttest, kuidas valeinfo tekib. Ja valeinfo siis, seda on ka tegelikult nendel, et neid mänge teha, siis peaks ise seda kõike teadma. See kõik ilmselt ei jää praegu esimese korraga lihtsalt meelde, aga siis Google Classroomist leiate ka selle info ja saate siis, see on selline koht, kui varem seda ei teadnud, seda peaks nagu natuke õppima isegi, et seda lastele osata edasi seletada. Ja see, mida siis nii väikestele lastele selle kohta rääkida, on see, et kuidas aru saada, et kas miski on internetis tõsi või ei ole. Ja siis 3 põhimõtet, mida ma neile õpetan tavaliselt on see, et peaks alati vaatama, kes seda asja räägib, ehk kontrollima allikat, et seda saab hästi nagu lihtsa vaevaga näiteks tuua lastele selline näide, et kui mina näiteks ütleksin teile, et homme jäävad kõik tunnid ära, et kas te usuksite mind, lapsed üldiselt ütlevad, et ei usu, on ju. Ma ütlen, aga miks te ei usu? Sellepärast, et sa ei tööta siin koolis. Ja siis ma saangi rääkida, aga keda te näiteks usute, kas te näiteks usuks, kui õpetaja seda ütleks, ütlevad jaa. Aga kus te usuks, kus oleks stuudiumis kirjas? Jaa. Ja siis saabki nagu rääkida, mis vahe on minul kui infoandjal ja mis vahe on siis kooli töötajal ja kooli ametlikel kanalitel. Ja siis lapsed saavad tegelikult hästi kiiresti nagu aru sellest, et infoallikas, mis see infoallikas on. See erinevus on siis sellele, et kes see infoallikas on. Sealt see edasi saab minna siis selle juurde, mis on see teine point sellele info kontrollimisel on kuupäev. Et kui näiteks öelda lastele, et aga vaadake, et kui kooli kodulehel on info, et homme jäävad tunnid ära, aga see oli eelmisel aastal, siis alati peab kuupäeva kontrollima, kuna tihtipeale info tundub nagu täiesti normaalne, allikas on ka nagu normaalne, aga see info on lihtsalt vananenud ja võib eksitada inimesi. Ja 3. asi on see, et lisaks sellele allika kontrollimisele ja kuupäevale, siis alati peab jälgima ka enda emotsioone, et see on hästi tüüpiline on see, et kui mingisugune asi, mida sa internetis näed, teeb sind nagu hästi rõõmsaks, on ju, et uskumatu, et siuke asi, et kas olen midagi võitnud või midagi on nagu jube hästi või midagi ajab täiega närvi või kurvastab või tekitab lausa nagu paanikat, et siis alati peaks korraks peatuma ja vaatama, et kes sellest asjast üldse räägib, millal see postitatud on ja veel lisaks muidugi 4. klassiga saab juba rääkida ka seda, et kas ei ole mitte äkki hoopis tehisintellektiga tehtud. Kontaktiriskid on siis igasugused sellised internetipettused põhimõtteliselt, et kui TikTokis tihtipeale YouTube'is lapsed otsivad siis võimalusi, kuidas saada mängus juba kiiremini edasi, kuidas saada järgmistele levelitele, kuidas saada seda unistuste mõõka. Ja kes on mänginud kunagi ise mingi Simsi või midagi, siis mina ka guugeldasin ise väiksena salakoode, millega saab panna Simsi sinna näiteks basseini ja siis redeli ära võtta ja siis vaadata, kuidas ta sinna ära sureb, on ju. Et kes ei ole Simsi mänginud, võib-olla ei saa aru, mis asja ma räägin, aga igal juhul jah, et lastele meeldivad igasugused hirmsad ja põnevad asjad, et vaadata, et mis siis juhtub nagu, et see on, ma arvan, täiesti tavaline inimese arenguetapp, aga mis on nagu probleem on see, et kuna mängudes need asjad maksavad, et ma enne mainisin neid Robux'e, et need Robux'id tegelikult maksavad, et jah, sa saad neid ka mängus missioone täites ja ma ei tea, seal kuidagi omavahel vahetades ja niimoodi saab neid asju küll mängudes nagu nii-öelda tasuta saada, aga lihtsam on osta. Ja siis ongi nii, et kui laps näiteks küsib vanematelt, ma ei tea, 5 eurot, et ta tahab mingisuguseid virtuaalseid münte osta kuskile, et nende eest osta endale virtuaalset kaabut, siis tihtipeale vanemad ütlevad ei. Ja siis lapsed hakkavad ise otsima internetist, et kuidas siis saab ikkagi nagu tasuta. Ja YouTube'is ja TikTokis on ülipalju siukseid pettuseid ja seda on mulle lapsed üle Eesti rääkinud ise, kus ongi näiteks mingi kasutaja ütleb, et kui sa annad mulle näiteks oma telefoninumbri vastu, et siis ma annan sulle, lihtsalt saadan lingi nagu SMS-iga, et kui sa sinna lingile vajutad ja sinna paned siis oma lihtsalt mingi nime ja aadressi ja võib-olla mingi pangakonto numbri või midagi suvalist, on ju. Siis ma saadan sulle, siis sa saad selles mängus automaatselt nagu siis näiteks, ma ei tea, 10 000 Robuxi, mis on nagu väga palju, on ju. Ja lapsed, nad langevad selle pettuse ohvriks, sest nad nii väga tahavad selles mängus edasi areneda, nii raske. Ja see on ka muide mängudisaini poolelt ju täiesti teadlik lüke, et nii raske on neid
asju seal ise nagu saavutada ja saada, et ta tahaks juba kiiremini, et kõigil teistel juba on ja vaat siis tuleb ka see, et kui mõnel klassikaaslasel vanemad annavad raha, et osta neid virtuaalseid mõõkasid ja ma ei tea, kaabusid ja asju, on ju, et siis tahaks ka, aga minu vanemad ei anna ja siis siis satutakse nende pettuse ohvriks, et tihtilugu ongi nii, et lapsed annavad oma telefoninumbri ja siis on vanemate telefoniarvele juurde tulnud näiteks 100 eurot, on ju. Et see ei ole mingi suvaline näide, vaid nii ongi, et see on hästi levinud pettus laste seas. Teine pettus, millega lapsed kokku puutuvad internet TikToki laivid, et vaada, kes on TikToki kasutanud, siis te teate, et laivide ajal saab saata sinna raha ees siis nagu selliseid sellele, kes laivi teeb, et saab saata mingeid roose ja ma ei tea, mingi südameid, igast asju, aga need maksavad, aga lapsed tihtipeale ei saa isegi aru, et nad tegelikult ju maksavad selle eest päris rahaga. Ja see muudkui saadavad neid ja samamoodi Twitch on ka laste seas tegelikult üsna populaarne, mitte nüüd selle vanusegrupi seas võib-olla nii ülipopulaarne ei ole, aga siiski paljud käivad seal ja see on ka ju selline striimimise platvorm, kus saab saata siis nendele, kes näiteks seal midagi räägivad või näitavad, kuidas nad arvutimängu mängivad, et saab samal ajal neile siis toetuseks saata mingisuguseid pöidlaid raha eest või lihtsalt, et maksad selle eest, et siis striimer näiteks ütleb mingisuguse sõna või mingi fraasi mingist laulust ja sa maksad näiteks 15 eurot. Et see on mingis mõttes nagu see Tamagotchi, vaata, kes mäletab neid Tamagotchid, et siis inimene on seal live streamis ja sina saad teda panna ütlema, mida sina tahad raha eest, et see on nagu võimas tunne, vaata, sest lapsed tihtipeale peavad tegema ju kogu aeg ainult neid asju, mida neile öeldakse, mingites reeglites püsima, mingites raamides püsima, aga siis nad saavad internetis ennast selles mõttes vabalt nagu tunda, et nad on ka nagu võrdväärsed, on ju. Muidugi see ka, et võõrad täiskasvanud siis mängudes saavad teeselda, et nad on lapsed, see on nagu juba, ma ei tea, vähemalt 20 aastat probleem olnud, on ju, et inimesed internetis teesklevad kedagi teist ja lastele sellest kõigest siis saabki rääkida, et kus sa tead, et see, kellega sa räägid, on üldsegi nagu laps, et mille järgi sa aru saad sellest. Tegelikult ju ei saa ja nüüd lisaks siis AI teema on ka tegelikult hästi oluline, et kes veel ei tea seda teemat, siis kindlasti uuri selle kohta ka, et AI-ga saab võtta inimese hääle, näiteks kui laps on või lapse vanemad näiteks on pannud endast mõne video interneti, kus on kas või 1 sekund tema häält kuulda, siis saab sellesama hääle, sellesama 1 sekundi põhjal AI-ga, ehk siis tehisintellektiga luua mingisuguse heliklipi, kus saab panna seda inimest ütlema justkui mida iganes sa tahad. Ja hästi levinud pettus viimasel ajal on see, et kas lapsele tuleb näiteks ema poolt kõne, ema poolt siis eks tehisintellektiga tehtud ja nii-öelda robotiga saadetud lapsele, kus ema hääl näiteks ütleb, et sõitsin mingi autoga, ma ei tea, vastu puud, keegi tuleb mulle kohe järgi, aga mul on vaja talle mingi maksta või et saada oma telefoninumber sinna või mis iganes andmeid tahetakse. Mingisugune lugu mõeldakse välja, et siis milliseid andmeid parasjagu vaja või raha otse lausa, et siis seda kõike saab niimoodi välja petta, sest inimene jällegi nii nagu enne selle valeinfo emotsiooni pealt lihtsalt tegutseb ja sellepärast ongi ka oluline teada lastele, et mis on tehisintellekt, kuidas seda kasutada saab nii heaks kui halvaks ja samamoodi peaks tegelikult ka täiskasvanud ennast sellega kurssi viima, et mitte pettuste ohvriks langeda. Ja 3. risk siin tabelis on siis seotud eakaaslaste vahelise käitumisega. Tõenäoliselt olete kuulnud sellest küberkiusamise teemast ja hästi tavaline ongi koolides kahjuks juba see, et lapsed pildistavad ja filmivad teineteist siis ilma loata, näiteks kehalise kasvatuse riietusruumis või ka kuskil WC-s või ka näiteks trennis või üleüldse, et ei saa unustada ka seda, et lapsed käivad kuskil huvialaringides, kus neil on kokkupuuted taaskord lastega, kellel võib-olla ei ole täpselt need samad teadmised või et neil ei ole lihtsalt, ütleme, et on ka selliseid kodusid, kus võib-olla okei isegi teist loata pildistada või lihtsalt ei teata sellest, ei olegi lihtsalt kunagi räägitud. Lastevaheline selline kiusamine, grupichatide tegemine, kus mõnda last spetsiaalselt ei võeta gruppi või visatakse välja. Lisaks sellele, mida me näeme klassis, on tihtipeale ka selline sotsiaalne elu siis internetis, mis ei pruugi olla üldse samasugune, nagu see on siis klassiruumis. Kõiki neid teemasid me juba ka lasteaias ja siis koolides käsitleme läbi lõbusate mängude ja millele siis järgneb selline tõsisem arutelu ja kuna ei saa võtta ühtegi sellist juhtumit näiteks, mis tuleks sealt samast grupis, aga võite ka lihtsalt kas või välja mõelda mingisuguse
mingisuguse loo, kus keegi on kedagi pildistanud ilma loata ja siis saabki lihtsalt küsida juba nagu kohe, et mida siis teie oleksite selle lapse asemel teinud, kes sellist asja pealt näeb, mida te peaksite tegema siis, kui teid pildistatakse või filmitakse ilma loata, milline on see ohvriabi telefoni number, kus saab veebipolitseinikuga suhelda, siis mis asi on screenshot ja miks peab kohe tegema screenshoti kohe, kui sa saad teada, et sinust on tehtud mingi pilt ja seda internetis jagatud. Oluline on veel näiteks teada seda, et Snapchatis, kui sa teed screenshoti millestki, siis see, kes selle snapi üles pani ja kelle snapi screenshot tehakse, siis tema nagu näeb seda, et sellest on screenshot tehtud. 4. teema on siis, nagu ma ütlesin, see kokkulepe siis platvormi ja lapse vahel, mis tähendab siis seda, et sellised kasiinolikud võtted on kahjuks hästi tavalised lastemängudes, näiteks kes ei ole kuulnud veel sellisest asjast nagu lootbox, siis see on oma olemuslikult täpselt nagu kasiinos see, et sa nagu tõmbad kangist ja siis lihtsalt nagu loodad, et kõik tulevad need sidrud, see on täielik nagu õnnemäng ja niimoodi lapsed samamoodi iga päev siis saavad avada näiteks mingis mängus ükseid haardekirste ja nad siis loodavad, et sealt tuleb siis neile mingi unistuste mõõk näiteks on ju, või mingisugune äge soeng sellele tegelasele seal mängus. Aga kahjuks on nii, et lapsed saavad ka osta neid virtuaalseid siis mängumünte, mille ees siis veel nii-öelda seda loosipiletit osta, et veel kord nagu vaadata, et äkki nüüd saab, äkki nüüd õnnestub. Aga see on juba ammu selgeks tehtud, et see tõenäosus, et laps sealt päriselt ka midagi sellist saab, nagu välja reklaamitakse, on umbes 0,02%. No põhimõtteliselt nagu kasiinos, et sa ei saa võita, nagu maja võidab alati, on ju. Ja seal on täpselt samasugused võtted siis ja nii nagu me selles PEGI tabelis alguses ka nägime, siis sellised gambling real, ehk siis siuksed kasiinolikud võtted, justkui neid nagu väidetavalt ei ole, aga samas mängusisesed ostud on. Ja see mängusisene ost tihtipeale ongi selle suunitlusega, et laps saaks siis mängus nagu kiiremini edasi areneda ja tihtipeale on veel see, et kuna laps mänguga liitudes lubab enda andmeid koguda, siis neid andmeid kasutatakse siis selleks, et hästi sihitud reklaami teha. Ja reklaami näidatakse lapsele siis alati täpselt sellel hetkel, kui mängus on siuke hästi põnev koht ja siis kas pakutakse talle näiteks, et kuule, kui sa tahad nagu edasi siit praegu minna nagu kiiremini või rohkem elusid, ma vaatan, et hakata siin vaikselt surema, et äkki tahad rohkem elusid osta, et ainult täna sulle mu sõber mingi 2.50 maksab, on ju, ja siis hakkab näiteks veel üleval see kell ka jooksma, et 2 minutit hakkab nagu allapoole nagu loendama, et ühesõnaga las survestatakse täpselt nende samade võtetega, nii nagu meid näiteks, kui te hakkate lennupileteid või hotelli, näiteks hästi tavaline booking.comis on, et hotellituba hakkate näiteks broneerima, siis seal kogu aeg nagu näitab, et seda tuba näiteks vaatab veel üks inimene praegu ja näed, et üks inimene Põlvast praegu just broneeris selle, et viimane võimalus, kohe jääd ilma, et täpselt neid samu võtteid kasutatakse lastega. Ja see ei ole absoluutselt aus. Kui mängude ja üldse internetiplatvormide disaini kohta võiksite ka pisut lähemalt uurida, et siis juba 4. klassi lastega tihtipeale tekivad arutelud ja nad tahavad teada juba mingid konkreetseid fakte. Ja nagu te sellest slaidil näete, tegelikult see, miks need platvormid ja mängud on nii sõltuvust tekitavad, on tegelikult väga lihtsalt seletatav igasuguste disainivõtetega. Siis iga sotsiaalmeedia platvorm ja iga mäng on tegelikult ju ikkagi äriettevõte ja nad tahavad kasumit teenida. Ja niimoodi, kui me võtame näiteks selle, et nad tahavad, et inimesed veedaksid seal võimalikult palju aega, et mida kauem nad seal on, siis seda kauem saab ju ja seda rohkem saab platvorm koguda ja kasutajate andmeid, et need siis reklaamitegijatele edasi müüa, et nad saaksid hästi sihitud reklaami inimestele näidata. Disaini mõttes tehtud, et see platvorm oleks võimalikult kaasav, et tarbimises ei oleks üldse mingit pause, see ongi sellepärast, et me saame igavesti näiteks kerida. Et me muudkui kerime ja kerime. Mõelge, kui näiteks teie lemmik sotsiaalmeedia platvormil oleks ka niimoodi, et sa pead vajutama füüsiliselt number 2 peale, et jõuda sinna teisele lehele. Kui paljud vajutaksid. Ja siis, mis see tulemus laste jaoks on, siis nagu te näete, siis tegelikult lapsed uuringutes ütlevad, et nad tahaksid küll tegelikult teinekord panna ekraani nagu ära ja selle mängu kinni, aga nad ei suuda ja nad ei oska seda ise endale seletada. Kõik see teadmine, see mõjutustehnikat, see kõik on pandud tööle ühe äri hüvanguks, kõik need inimeste nii-öelda nõrgad kohad ja selle kohta on tegelikult hästi palju uuringuid ja ma panen teile Google Classroomiga ühe sükse tabeli, kus on nii palju neid erinevaid mõjutustehnikaid, mida on kasutatud nii lastele mõeldud mängudes kui erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel ja siis te näete ise,
kui paljud teil tuttavad ette tulevad ja kui paljudega lapsed peavad igapäevaselt siis rinda pistma. Ja siis on oluline veel teada sotsiaalmeedia algoritmide kohta seda, et kui millegil on palju laike ja kommentaare, see ei tähenda automaatselt, et see on tõsi. Sotsiaalmeedias tõstetakse esile seda, mis on populaarne, mitte see, mille faktid on kontrollitud. Et kui see tuleks ka tegelikult lastele nagu otse välja öelda, et see nii on, siis lisaks on veel see, et AI ja ka inimeste poolt tehtud libakontod tõstavad laikide arvu, kommentaaride arvu. Nad lihtsalt näevad, et mingil asjal on palju laike ja kõik räägivad sellest, kõik jagavad, see kogu aeg tuleb talle ette, see peab tõsi olema, et lihtsalt nagu öelda, et see nii tegelikult ikka ei ole. Lisaks on veel see, et selleks, et inimestel oleks hästi mugav ja mõnus seal uusi tutvusi luua ja vanu sõpru leida, siis tihtipeale, kui me oleme ise näiteks laikinud mingit Taylor Swifti lehekülge, näiteks mina laikin Taylor Swifti, samal ajal mingi 7-aastane tüdruk ka näiteks laikib Taylor Swifti ja me vaatame sarnaseid videoid ja siis algoritm nagu mingis mõttes nagu heas usus viib meid kokku, soovitab näiteks, kui sa tahad teda sõbralisti lisada, sest teil on ühised huvid ja neid ühiseid huvisid võib ka meelega tekitada nii, et näiteks sa laikid seal Robloxi ja laste seas populaarseid asju ja niimoodi sa satud sinna laste sõbralistides ja lapsed lihtsalt, et kui internet seda soovitab ja tihtipeale võib-olla ei saa isegi aru, mida seal täpselt öeldakse, vajutab ok ja ongi tal järsku sõbralistis mingid inimesed, kes absoluutselt talle head ei taha ja kes näevad kõik tema pilte, asukohta ja kogu infot. Kes on siia lõppu jõudnud, siis väga hea, aga kindlasti ei saa siin video teel kõiki neid mänge näidata ja õpetada, et ma arvan, et kõige mõistlikum on see, kui te vaatate neid YouTube'ist, sealt Google Classroomist neid 6 videot, mis mul seal on, et natukene aimu saada, millised need mängud välja näevad ja siis, kui sa tunned ikka huvi veel selle töö vastu, siis võta minuga uuesti ühendust ja siis saame juba kokku ja proovime, vaatame neid mänge, teeme läbi ja saabki tööle hakata. Igal juhul suur tänu, et sa mind kuulasid ja loodan, et kohtume peagi. Tšau!